Järgmine esineja on Riin Magnus. Riin Magnus on sellise üsna uudse ja huvitava erialaga nagu biosemiotik. Ja ta on sündinud 82. aastal, tal on 2 päeva pärast ka sünnipäev. Ja mõtlesin, et see on nagu huvitav fakt, et meil juhtus kuidagi see värkloeng samal ajal. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis semiootikat ja kulturoloogiat ja lisaks ka hiljem siis teinud bakalaureusekraadi bioloogias. Ta on olnud tööl Eesti Instituudis ja hetkel on siis Tartu Ülikooli teadur. Eesti Semiootika Seltsi juhatuse liige, Eesti Loodusuurijate Seltsi Jakob von Uexkülli keskuse juhatuse esimees. Mõned teadustööde pealkirjad ka. Magistrikraad juhendaja Kalevi Kull, holism ja Jakob von Uexkülli biosemiotika. Kas vormis on väärtus ja funktsioonis eesmärk? See oli nagu selline pealkiri, mis mulle ühel hetkel tundus, et see on nagu üsna sellise arhitektuurse või arhitektide vahelise diskussioonilaadne, et me tihtipeale arutleme selle üle, et kumb on siis olulisem, kas vorm või funktsioon ja millises seoses nad omavahel on. Ja teine huvitav aspekt on see, et Jakob von Uexküll, kelle Omailmade raamatu Riin koos Kalevi Kulliga koostas ja toimetas, on siis üks selline päris oluline maailmaklassi teadlane, kelle tekste varem eesti keeles väga ei olnud ilmunud. Nemad siis panid need Omailmade all kokku ja kui ma ütlen nagu sellise näite nii-öelda enda kohta, et ma esimest korda Jakob von Uexkülli nime kuulsin umbes 15 aastat tagasi. Et von Uexküllide suguvõsa laiemalt Eestis on muidugi tuntud, aga konkreetselt Jakob von Uexküll sel hetkel see info Eestis nii kiiresti ei levinud, kui nüüd sel ajal loodetavasti. See info jõudis minuni hoopis ühe New Yorgis ajakirjas avaldatud Sanford Quinteri nimelise arhitektuuriteoreetiku artikli kaudu, kus ta nimetas Jakob von Uexkülli kui sellist väga huvitavat biomorfoloogia ja aja ja ruumi suhteid käsitlevat teadlast. Aga tagasi Riinu juurde. Riin on publitseerinud erinevates rahvusvahelistes kirjastustes, näiteks Oxford University Press ja ka Eestis. Ilmamaa kirjastus on siis andnud välja selle Omailmade raamatu. Ta on tegelenud biosemiotika meetoditega erinevate uurimisprojektide raames, enesekirjelduse mehhanismide semiootilise modelleerimisega, teooria ja rakendused, semioosi biosemiotilised mudelid, tähendusloome ja semiootiliste kultuurianalüüsi transdistsiplinaarne metodoloogia. Ja ta ise räägib natukene pikemalt sellest, mida biosemiotika on ja annangi sõna talle üle. Tere ja kena õhtut minu poolt ka. Slaide mul ei ole, nii et mina piirdun sellise verbaalse jutuga. Ja mu jutu sihiks olekski tegelikult natuke lähemalt selgitada seda sama mõistet omailm, nõnda nagu seda mõistis siis Jakob von Uexküll 20. sajandi alguses. Aga ma jõuan tegelikult selle mõiste endani päris oma jutu lõpus. Enne seda ma tahaksin natukene lahata siis vaadet elusloodusele, mis selle mõiste taga lasub ja ühtlasi seoses siis tänase päeva teemaga näidata, et tegelikult see mõte, mida siis see pealkiri arhitektuur kui teadmus endas kannab, et see võiks olla midagi, mis ei puuduta ainult siis inimeste maailma, vaid selles valguses me saaksime rääkida kogu elusloodusest. Aga enne kui ma selle oma teesi juurde jõuan, ma tahaks tegelikult alustada hoopis antiteesist. Ehk siis vaatest, mis pigem vastandub sellisele omailma põhisele arusaamisele elusloodusest. No üsna tavaline on mõelda, et inimesed ja loomad, teised loomad elavad erinevates keskkondades või nad suhestuvad
keskkonnaga erineval moel. Loomadele on nende keskkond antud, nad sünnivad justkui keskkonnaoludesse, mis on kujunenud mingite bioloogiliste ja füüsikaliste interaktsioonide tulemusel, mis on nendest sõltumatud ja nad peaksid nendesse justkui passima või siis teine variant, et välja surema. Teisest küljest inimesi, eks ole, selle taustal kujutatakse kui selliseid aktiivseid keskkonnaloojaid, planeerijaid, ehitajaid, ehk siis olenditena, kes muudavad keskkonda nii-öelda enesekohaseks. Ja selle taustal võiks siis justkui öelda, et inimese ellujäämise seisukohast ei ole oluline, kuidas tema omadused sobituvad keskkonda, vaid kuidas ta suudab keskkonda enda omadustele vastavaks kujundada. Ja see eeltoodud eristus siis loomade ja inimeste keskkonnaga suhestumise viisides, et see ei ole mitte ainult siis tavaline või üsna selline tavapärane viis, kuidas tõmmata piiri looduse kultuuri vahele, vaid sellise eristuse pinnalt on loodud ka üsna spetsiifilisi kultuuriteooriaid või põhjendatud kultuuriteket. Ja ma ühe näitena tahaksin tuua siit saksa filosoofid 20. sajandi algusest ja keskpaigast, et nemad tegutsesid ka enam-vähem samal ajal kui Jakob von Uexküll ja neid on kokku võetud ka nimetuse all filosoofilised antropoloogid või filosoofiline antropoloogia. Nad ei ole küll kahjuks väljaspool saksakeelset kultuuriruumi väga tuntud, aga ma nimetaksin siiski mõned nendest. Arnold Gehlen ja Max Scheler olid mõlemad saksa filosoofid, Adolf Portmann, kes oli Šveitsi zooloog, arendas samasuguseid sarnaseid mõtteid. Aga mis nende siis selliseks põhiideeks oli, et nemad käsitlesid loomi samamoodi siis kui olendeid, kellel on valdavalt väga spetsiifilised kohastumused. Ja kui teiste siis loomade taustal inimest vaadata, siis nad leidsid, et inimene on selles mõttes puudulik, et tema puhul me ei saa näidata selliseid või sellise kohastumuse ideaali taustal puuduvad inimesel omadused, mis sobiks mingitesse väga konkreetsetesse keskkonnaoludesse. Ja üks neist filosoofidest, Arnold Gehlen, kasutaski mõistet saksa keeles siis Mengelwesen või puudulik olend siis inimesest rääkides. Ja mis ta selle all silmas pidas, on siis just, et bioloogilises mõttes inimesel puuduvad konkreetsed kaitsekohastumused. Me ei saa öelda, kas inimene on et ta ei ole, tähendab, ei herbivoor ega karnivoor, ühtlasi on tal taandarenenud reaktsioonikiirus, instinktid ja tal ei ole ka sündides kaasa antud selliseid konkreetseid käitumis- ja tajumustreid, mis tal võimaldaks kiiresti keskkonnast tema elu jaoks olulisi objekte eristada. Ehk siis inimene on justkui heidetud sellise keskkonnaimpulsside virvarri ja selleks, et selles nüüd orienteeruda, ongi inimene olnud siis sunnitud looma enda jaoks kultuuriruumi. Ehk seda mõtet edasi arendades võiks öelda, et inimene siis justkui oleks tõstnud endast väljapoole need kultuuriruumi kaudu siis, või ka nende sotsiaalsete ja materiaalsete piirangutega, mida me kultuuriruumis loonud oleme, et seeläbi on ta tõstnud endast väljapoole need valiku- ja orienteerumismehhanismid, mis teistele olenditele on nende organismidesse sisse ehitatud. Et see oli siis vaade, mida esindasid need filosoofilised antropoloogid. Aga nüüd ma siis jõuaksin sellele vastanduva teesi juurde, mida ühtlasi siis Jakob von Uexküll esindas.
ja selle kohaselt on igasugune elutegevus juba keskkonna kujundamine. Et alates siis aine- ja energiavahetusprotsessides, lõpetades taju ja motoorse tegevusega, et kõigi nende protsesside varal ehitavad organismid pidevalt esiteks oma keha üles, aga teiseks nad ka kujundavad keskkonda. Ja sellepärast võibki öelda, et organism ja keskkond on pidevalt sellises vormiloome tagasiside tsüklis. Ja seda sama ideed siis arendas Jakob von Uexküll ka oma ilma idee kaudu. Omailmad on siis sellised liigispetsiifilised maailmad. Need on siis ütleme need osad keskkonnast, mida organism tajub ja mille suhtes ta tegutseb. Ja selle omailma idee järgi siis me ei saagi rääkida mingist ühest keskkonnast, mis on ühine kõikidele elusolenditele, vaid me just nimelt peaksime vaatama siis seda liigiti ja isenditi, millised esemed siis mingi liigi jaoks on olulised ja millist tähendust nad kannavad. Ja lõpetuseks lihtsalt väike näide illustratsiooniks Uexkülli raamatust Tähendusõpetus, kus ta kirjeldab siis üsna poeetiliselt tegelikult sellist aasa, kus kasvavad taimed. Kui me võtame selle ühe taime, vaatame selle taimevart, siis 3 liigi maailmas, sipelga, lehma ja inimese näiteks, siis esimesel juhul on see sama taimevars kõndimisobjektiks, teisel juhul on ta mäletsemisobjektiks ja 3. juhul haaramisobjektiks. Ja ka need 3 liiki tunnevad selle ühe sama varre ära kõik erinevate tunnuste järgi. Nii et need omailmad on siis sellised kui mingis mõttes monaadid, mida isendid siis üles ehitavad pidevalt. Ja lõpetuseks ma ilmselt tuleks siis tagasi selle juurde, mis ma päris alguses ka juba ütlesin, et sellist omailma ideed edasi arendades me võikski öelda, et kui mõista arhitektuuri kui laias plaanis keskkonna kujundamist, siis on teadmuse vorm mitte ainult inimese jaoks, vaid ka teiste elusolendite jaoks. Ja selles mõttes oleks huvitav seda ideed kasutada võib-olla ka mingites teistes distsipliinides kui ainult arhitektuuris, näiteks bioloogias. Aitäh! Küsimusi Riinule? Mul on küsimus, et kust see oma ilma definitsiooni piir läheb, et teie jutust võib aru saada, et see jämedalt võib selle piiri maha panna liigiti. Aga üks küsimus on näiteks, et kui meie linnainimesena läheme kuhugi, ma ei tea, korilaste või mingi küttide maailma, et siis need on suhteliselt erinevad maailmad tegelikult, et me ei orienteeru nendes. Ja teine küsimus on see, et Andres Ojaril oli probleem ehitajatega, et aeg-ajalt tundub, et nad räägivad väga erinevates keeltes, et kas see ka ühes kultuuriruumis tegelikult võiks rääkida erinevatest oma ilmadest inimeste keskel? Jah, kahtlemata, et kuigi nüüd Jakob von Uexküll originaalis tema keskendus rohkem teiste liikide omailmadele, ta siiski rääkis ka näiteks just nimelt sellistest professionaalsetest omailmadest või kuidas need maailma nägemise viisid eristuvad, näiteks sõltuvad sellest, mis ametit keegi peab. Nii et ma arvan küll, et seda on tehtud ka hiljem filosoofias ja kultuuriteoorias, et seda mõistet inimmaailma siseste liigenduste tegemiseks kasutusele võetud, jah. Veel küsimusi?
siin meil aega ei ole eriti, küsige ära. Kas kuskilt nägin kätt? Ei näinud. Kujutasin ette. Et minu jaoks ka jah, oli, ütleme, ma ei ole päris tervet seda raamatut veel jõudnud läbi lugeda, aga need teadlaste omailmad ja kõik see, kuidas üks küll nagu üles ehitab oma mõtteid. Ta kasutab väga palju arhitektuurseid metafoore, ütleme, see oli nagu see esimene aspekt, miks ma arvasin, et temast võiks rääkida täna ja teine aspekt on just see nii-öelda sügavam tema teooria olemus, et selline nii-öelda siis kas organismide või indiviide piirde tõmbamise oskus või enda nii-öelda formuleerimine. Ja ma ei oskagi midagi küsida, natuke siin. Äkki see oli mingi küsimus? Jah, tõsi, ta kasutab tõepoolest, et võib-olla tänapäeva inimese jaoks harjumatud keelt isegi, sest jah, ta räägib ka sellisest looduse kompositsiooni õpetusest, mis juures ei ole oluline mitte siis ainult see arhitektuuri pool, aga ütleme ka muusikametafooride, ütleme selline komponeerimispõhimõte kui selline, mis võiks läbida erinevaid kultuurivaldkondi ja mida siis me tegelikult võiksime kasutada või mingeid aspekte sellest vähemalt ka looduse ülesehituse seletamisel, ilma et me peaks kartma sellist antropomorfiseerimist. Jah. Ma ühe küsimuse võib-olla küsiks, on ka kuidagi natukene võib-olla hägune, aga ma lugesin biosemiotika nii-öelda kirjeldusest, et see on põhimõtteliselt selline teadus, mis üritab siis mitte nii-öelda läbi funktsiooni või toime, vaid pigem siis läbi tähenduse mõtestada elusloodust alates siis nii-öelda raku suurusest kuni võib-olla terve universumini, et kuidas sa seda kommenteerid või kas sa enda jaoks oled mingisugused skaala piirid seadnud? See kogu universum, ütleme, biosemiotika on ikkagi see valdkond, mis tegeleb elusloodusega ja seda tõesti alates raku tasandist lõpetades siis tervikorganismini. Aga see funktsiooni ja tähenduse küsimus on kahtlemata huvitav ja siiski ma ütleksin, et eluslooduse puhul on sageli üsna raske vahet teha sellel funktsioonil ja tähendusel, et kui me räägime mingitest põhitähendustest nagu toit või partner või siis on sageli lihtsalt terminoloogia küsimus, kas me nimetame seda siis tähenduslikuks või funktsionaalseks objektiks näiteks, et jah, aga küsimus on lihtsalt võib-olla rohkem sellistes meetodites, mida biosemiotika on siis võtnud üle semiootikateooriast, mitte loodusteadustest, et see eristab teda siis sellisest funktsiooni uurimisest bioloogias näiteks. Nii, aga täname Riina. Aitäh!